EAS-i 2 Reusis soovisime kuulda otse tervishoiutöötajatelt nende tegelikke kogemusi näomaskide kasutamisel igapäevases kliinilises praktikas. Palusime neil võrrelda tänast maskide kasutamist oma kogemusega 2020. Aasta pandeemia ajal, mis on muutunud, mis on jäänud samaks ja kuidas see praegu tundub. Nad rääkisid ka igapäevase maski kandmise eelistest ja väljakutsetest ning kirjeldasid, millised omadused peaksid nende arvates olema ideaalsel maskil igapäevaseks professionaalseks kasutamiseks. Kui mõelda praegusele olukorrale, millist tüüpi maski te tavaliselt oma töökohal kannate? Oma igapäevases töös kasutan kirurgilist maski, peamiselt siis, kui mul on patsiendiga vastuvõtul otsene kontakt. Samuti kasutan seda siis, kui lähen isolatsioonipatsiendi juurde või kui viin osakonnas läbi tuberkuloosi juhtumi kontaktide jälgimist. Sellistel juhtudel kasutan ka FP2 respiraatorit. Praegu kasutan kirurgilist maski. Töötan osakonnas, kus ma ei ole patsientidega otseses kontaktis, kuid pean siiski haiglas ringi liikuma. Olen harjunud sellega, et iga kord, kui liigun ühest kohast teise, võtan oma kirurgilise maski ja panen selle ette. Kirurgiline mask siis, kui viin läbi vaktsineerimiskonsultatsiooni immuunpuudulikkusega patsiendile ja tavaliselt FFP2 respiraatorventiiliga, kui pean sisenema tuberkuloosi infektsiooniga patsiendi palatisse. Nii kasutame maske oma igapäevases töös. Kui kaua te seda kannate? Mitu maski te päevas kasutate? Võib-olla kasutan päevas umbes 3 maski. Iga kord, kui tõusen ja lahkun osakonnast, võtan uue maski. See sõltub, sest kui lähen osakonda, võib see päeva jooksul sõltuvalt päevast olla umbes 1 tund või kõige rohkem 2 tundi. Pandeemia ajal, millist tüüpi maski te tavaliselt kasutasite? Milline oli teie kogemus sellega? Maski pidev kandmine oli tegelikult üsna, ütleme nii, et probleemne. Tekitas teatud lämbumistunde, sest need maskid olid väga tihedalt vastu nägu ja ajasid prillid isegi rohkem uduseks kui kirurgilised maskid. See oli igapäevases töökorralduses mõnevõrra ebamugav ja ma arvan, et ka suhtlus patsiendiga oli sellest üsna palju mõjutatud. See oli ebamugavas. Tekkis isegi düspnoe tunne ja rõhuv tunne rinnu. Ajal oli see kõevam, samuti pikkema kandmaaja tõttu. FFP2 respiraatori puhul oli pandeemia ajal peamine ebamugavus niiskuse kondenseerumine näol. Eriti kui maski kanda pikemat aega. Eriti puudutas see mudeleid ilma ventiilita, mida tol ajal peamiselt kasutati. Minu puhul ärritasid need maskid nahka üsna tugevalt. Samuti tekitas ebamugavust surve kõrvadele või pähe, sõltuvalt maski kinnitamise mehhanismist. Mõnikord kandsime FFP2 respiraatorit selle peal kirurgilist maski ja lisaks veel näokaitset. Siis tekkis kõrvavalu, nahatundlikkus, lämbumistunne ja halb nähtavus, sest kõik läks uduseks. See oli üsna ebamugav, kuid ohutus oli loomulikult esikohal, kuigi see oli siiski üsna ebameeldiv. Kui peaksite kavandama korduvkasutatava maski, milliseid omadusi või elemente peate oluliseks, et seda saaks iga päev tööl kanda? Esmakordsel kasutamisel tervishoiutöötajate poolt võiks maskidel olla mingi indikaator, mis näitaks või annaks kindlust, et mask on õigesti uuesti töödeldud. Samuti arvan, et tervishoiutöötajatele tuleks palju selgitada, kuidas seda kõike kasutada, sest alguses tekib alati vastuseisu, kahtlusi ning arutelusse tulevad sageli ka mitteteaduslikud argumendid. Oleks huvitav, kui maskidel oleks mingi indikaator, näiteks keemiline filter värvimuutusega või mõni muu lahendus, mis näitaks, millal mask tuleb välja vahetada, kui niiskus on kogunenud, kui on olnud pritsmeid või mõnel muul põhjusel. Ma arvan, et oleks väga kasulik, kui mingil viisil oleks märgitud, millal on aeg mask välja vahetada. Ja kui maskid oleksid valmistatud kangast või materjalist, mis võimaldab paremat hingavust, kuid samal ajal tagab veekindluse, aitaks see vähendada ebamugavust näol, mis on minu arvates üks kõige häirivamaid probleeme.